Tere, hea kuulaja! Täna läheb eetrisse järgmine Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu 25. juubeliaastale pühendatud podcast. Mina olen Marget Mark, superviisor, coach, Eeskuju hariduse töögrupi liige ja igapäevaselt ka juht. Olen oma tänaseks saatekülaliseks kutsunud Kaupo Saue, superviisori, coachi, õppejõu, kes on selle valdkonna arendamisse Eestisse panustanud juba pikki aastaid. Räägime täna supervisioonist läbi inimesena kasvamise teekonna, kuhu muutused on sisse kirjutatud. Meie pikema vestluse või tutvuse pinnalt Kaupoga tean, et me oleme mõlemad sellise metafoorse mõtlemis- ja väljendusviisiga. Oled sa, Kaupo, nõus, kui ma valin täna meie tänaseks vestluse teekonnaks ka metafoorse tee? Jaa, aitäh, Marget, aitäh kutsumast kõigepealt ja mulle kujundid ja kujundlik mõtlemine hästi meeldib. Juba ammust ajast. Väga tore, aga laseme siis kuulajatel sinuga lähemalt tuttavaks saada. Räägi kuulajatele, kes on Kaupo Saue? Kohe algusest tuleb nii raske küsimus, aga eks ma püüan midagi siis öelda, et ma olen, võiks öelda, mees oma parimates aastates, kui natuke tsiteerida Astrid Lindgreni. Aga kogu mu elu on olnud teekond sellesse seisundisse või sellesse rolli, kus ma praegu olen. Ja olen olnud siis ISKI asutajaliige ja 2006 lõpetasime mitmete ISKI asutajaliikmetega üheskoos superviisorite coachide väljaõppe. Ja siis ma ei saanud sellest veel täpselt aru, et see arusaamine on nagu hiljem toimunud, et kõik eelnev elukogemus ja kõik eelnevalt õpitu, et kuidas see kõik nagu integreerub sellesse superviisori coachi rolli. Et see on nagu fantastiline elamus tegelikult, või arusaamine, mõistmine, et kõik, mis meiega on elu jooksul juhtunud, et kõik see on tohutu varandus ja rikkus ja isegi valusad kogemused ja kannatused ja nii-öelda traumad. Et ka need kõik on küpsetanud ja õpetanud ja et neid on võimalik kõiki kasutada, kui me oleme teadlikud ja oskame neid kasutada. Näha nendes ressurssi. Et see teekond ongi olnud sinnapoole, et kuidas kõiki oma selja taga olevaid ressursse ja kogemusi ja elusündmusi ära kasutada. Selleks, et olla inimestele kasulik. Väga ilus mõte, teekond. Enne veel, kui me täna oma vestlust alustasime, et ma tegin sulle ettepaneku joonistada midagi, mis annaks edasi seda arenguteekonda. Kaupo, mis sinu käsi täna joonistas paberile? Jaa, et mul on siin üks niisugune skitseeritud puu. Et see puu on nagu... See tuletab mulle meelde ühte kunagist testi. Psühholoogias kasutatakse ka puuteste. Ma olen töötanud niisuguses asutuses nagu Eesti Vabariiklik noorte kutsenõustamiskeskus oli kunagi. Ja seal me tegime keskkooli õpilastele ja ka ülikooli üliõpilastele kutsevaliku teste, kutsenõustamise teste. Ja puutest oli seal üks, et palusime joonistada neil iseennast puuna ja oma perekonda puuna ja ennast oma klassikaaslastega, milline puu sa oled. Et see on selline projektiivtest, et see on üks väga, väga töötav asi loomulikult. Aga et minu puu on siin praegu selline, ma ei tea, kas ma ei pea vist eraldi hakkama kuidagi teda liigutama, aga et puu koosneb juurtest ja juured lähevad laiali ja tüvi ja siis on niisugune võra. Et siin päris kindlasti on siin puul oletame, et see on õunapuu, et siis on nagu viljad on puudu, et neid vilju võiks ka siia natukene joonistada, et ma arvan, või tunnen tegelikult üsna, et ma olen sellises viljakas eluperioodis,
et nagu neid eluvilju on võimalik maitsta, et neid on mitmesuguseid, et ühed eluviljad on päris kindlasti lapsed ja lapselapsed. Mul on 2 last ja 3 lapselast praegusel hetkel. Ja et nendega koos olemine on tohutult õpetlik ja rikastav ja naudinguline protsess ja need on ühed eluviljad. Aga võib-olla teiste eluviljade all saab vaadata ka meie instituudi tudengeid, kellest üks vilistlane istub siin minu vastas, Marget, sinu näol, et kes on meie väljaõppe jooksul on küpsenud. No nii-öelda nagu tulnud võib-olla poolküpsena meile õpingutesse ja saanud nagu maitsvamaks ja küpsemaks õunaks, kellest on teistel inimestel kasu ja kelle üle on hea meel. Et võib-olla niimoodi võiks vaadata seda viljakust. Väga tore, sul on selline viljakas teekond olnud. Et mäletan, et Iski koolis meile öeldi ka, et mõtle sellele järele, mis sa oma seljakotti paned, et kuidas oma teekonnal siis või millise raskusega või kergusega oma teekonnal edasi astuda. Aga milline on see puu tähendus sinu jaoks? Sa küll kirjeldasid, milline ta on, aga... Jaa. Minu meelest on meil kõikidel inimestel on ääretult oluline oma juuri tunnetada, teadvustada, mitte ainult intellektuaalselt teada, aga lausa kogeda oma juuri. Ehk siis oma ressursse, kõiki neid, kust tulevad toitaineid sinusse, kust mineraalid ja niiskus ja kõik, mis mullast on võimalik ammutada, et nende üle, me oleme teinud muuseas seda puutesti nendele meie instituuti tudengiks kandideerijatele, et nemad joonistaksid oma juured ja oma tiivad, niisugune ülesanne. Ja siis me oleme rääkinud ja vaadanud selle põhjal reflektsioonioskusi, kui palju me tahame ikka võtta ju parimaid endale õppima. Et kui palju need kandidaadid, kui palju nad teadvustavad oma ressursse, kuidas nad mõtlevad enda üle. Kas nad näevad oma elukogemustes ja õpingutes ja elus läbitud etappides ja sündmustes ressursse, kui palju nad suudavad neid vaadelda nii-öelda metatasandilt kõrgemalt. Mul on hea meel, et sa nagu räägid õpilastest, kui nemad näevad, aga kui me lähme nüüd tagasi coachi ja superviisori Kaupo Saue juurde, siis kust on pärit sinu juured, superviisori ja coachi juured? Ja, no, see on nüüd täpselt see sama harjutus, mida ma teen inimestega, ja joonista puu ja joonista juured ja kirjuta juurtele peale, mis asi on mis. Et ma ei ole selleks nagu valmistunud, aga spontaanselt ühe juurena ma võin kirjutada raamatud ja raamatute armastus, lugemisarmastus. Et see on olnud kuidagi mul hästi varasest noorusest ja mäletan mingites 5. klassis või võib-olla isegi veel varem, et siis ma lugesin hästi palju seiklusjutte maalt ja merelt, niisuguseid romantilisi lugusid ja võtsin endale midagi head süüa, kama hapupiimaga või oli halvaa või midagi niisugust ja siis, kui mul oli oma aeg, et kodus mingit kohustusi ei olnud väga midagi teha, suvine aeg ja võtsin endale pool päeva ja süvenesin sellesse seikluste maailma ja siis oli midagi head ka niimoodi kõrval seal, et see on nagu üks nendest juurtest. Ja siis on kindlasti muusika, üks juur. Et ma olen ma ei oska midagi mängida, aga ma oskan hästi muusikat kuulata. Võin niimoodi enda kohta öelda. Ja armastan väga viimased 15 aastat ka klassikalist muusikat, käin igal suvel Järvi festivalil või Pärnu muusikafestivalil maailma parimaid klassikateoseid parimates koosseisude poolt esitatuna kuulamas. Aga ka selline progressiivne rock ja popmuusika on mind saatnud ja viimasel ajal on mul väike kiiks tekkinud 2-3 aastat
täiesti tantsumuusika. Mul on oma iPhone'is on tantsumuusika list, Apple Musicu list ja seal on praegusel hetkel 3087 tantsumuusika lugu. Nagu kõige ägedamaid, kaasakiskuvaid ja meeldivamaid lugusid, mis ma olen nagu siis salvestanud. Nii et sa oled oodatud peokülaline oma listiga? Ja mulle meeldib ka natuke DJ-d teha ja niimoodi, seda ka täpselt, et neid jagada ja et raamatut muusika sai praegu, aga siis kui tuleb, võib-olla siis tuleks ikkagi vist ema armastus, et mul on hästi armastav ja hooliv ema olnud, ema A. Et tema poolt niisugune võib-olla erandlikult hooliv ja teiste inimestega arvestav ja siis on see teine külg ka, nagu kuul on varjukülg, on see, et tema jättis ennast nagu kõrvale väga palju selle tõttu, et ta fookus oli, tähelepanu oli teistel, et teistel oleks hea, teised oleks hoolitsetud ja neil oleks kõik korras. Et mina olen oma elus siis püüdnud nagu tasakaalustada seda, et nagu enese kaastunnet ja enese eest hoolitsemist ka väärtustanud ja eks see ei ole kunagi fikseeritud see balanss, aga et see liigub. Ja. No võt tema armastus ja siis on õpingud ka ja ma kuidagi isegi ei jätaks oma inseneri õpinguid kõrvale, et ma kirjutan siia täiesti TPI, Tallinna Polütehniline Instituut, et ma olen raadiotehnika insener tegelikult ja ma üldse ei häbene seda öelda, et ma õppisin 6 semestrit või siis 3 aastat õppisin kõrgemat matemaatikat ja kõik need eksamid said tehtud ja teoreetiliselt mehaanikad ja ahelate teooriad ja kõiksugu muud niisugused keerukad protsessid, et see oli aastal 76–81. Aga sellele vaatamata, et ma tipikooli ära lõpetasin ja et see ei olnud nagu minu rida, ma ei olnud rahul selle tööga, ma ei läinud rõõmsalt tööle. Ma ei ärganud hommikul rõõmuga, et nüüd super, milline päev tuleb, et nüüd saab tööle minna ja saab midagi kuskil, siis oli sidesõlm, millest tuli Eesti telefon ja siis tuli Elion ja Telia ja niisugune dünaamika oli sellel. Ma töötasin selles nii-öelda Telia siis algses variandis nõukogude ajal. Et ma ei tahtnud tööle minna, ma tahtsin kogu aeg raamatuid lugeda. Ma võtsin tööle raamatuid kaasa ja proovisin neid salaja lugeda kuskil sahtlis. Aga need olid, ma arvan, head trenni aastad, et ma õppisin nagu raskustega toime tulema ja vintske olema või resilient, säilenõtke olema. Miski ebaõnnestus, uuesti vormi ja uuesti lähen ja teen ära, kuni saavutan. Et ma olen selles mõttes võib-olla sihikindluse õpingud on sealt tulnud. Ja siis ma õppisin pärast Tartu Ülikoolis psühholoogiat, et siis Tartu Ülikool ja psühholoogia ja selle lõpetasin cum laude ja siis sealt hakkas nagu mul tekkima see tahtmine, et või õigemini mingi perspektiiv, mitte niivõrd tahtmine, et olla inimestele kasulik, et kui inimesed õpivad, siis nad võivad leida enda ülesse. Enamus inimesi on minu meelest täiesti eksistentsiaalselt enda ära kaotanud. Nad ei ole ennast üles leidnud ja siis nad lähevadki vastumeelselt tööle või elavad koos vastumeelselt oma elukaaslasega või partneriga ja kõik on kuidagi vastumeelselt. Et nad ei jõua sellesse seisundisse, et kus üks parim hetk järgneb teisele parimale hetkele, nagu meil siin Marget sinuga praegu on. Et siis tekkis see soov ja siis 90ndate alguses siis tulid erinevad psühhoteraapiad Eestisse ja ma olin meeletult tahne nagu oma karjääri muutma, et tulla nagu inseneri valdkonnast, eks ju, üle siis abistavatesse elukutsetesse või nõustamisse ja siis tuleks siia gestaltteraapia ja psühhodraama ja lahenduskeskne ja paljud muud asjad, protsessitöö ja siis kõik need asjad, supervisioon ja coaching on nagu see, kuhu nad suubuvad, et kuskil supervisioon ja coaching peaks tegelikult siin olema. Et need juured viivad sinna. Et nagu võib-olla peamisi juuri praegu püüdsin markeerida.
aga ma olen nii palju asju unustanud ära või noh, neid juuri peaks juurde tegema siia kuskile, aga üks juur on ka kindlasti sõbrad ja kolleegid ISKis. Et ka kui õpetajad ja ka kui teekaaslased ja kui üks ruum ja üks kooslus, et keda ma ka väga väärtustan, et väga tugev juur on see ka, et kelle hulka ma tahtsin alguses kuuluda ja siiamaani väga tunnen sügavat kuulumist ja tähendust. Et võib-olla niimoodi. Selle üle võiks väga pikalt rääkida, aga ma arvan, et sul on seal igasuguseid muid küsimusi veel. Jaa, ma lihtsalt vaatan seda sinu pilti ja vaatan, et millise kergusega sa nii-öelda neid juuri avastasid. Ja samas oli ka sellist avastamisrõumu endas, et ahaa, kui palju ma veel unustanud olen. Ja muidugi, jah. Aga millise tähendusega üldse on juured inimese elus? Et me piisavalt palju tegelikult aega pühendasime hetkel juurtele. Mis tähendust omavad üldse juured inimese elus? No täpselt sama tähendust, mis puule. Kui puul pole juuri, siis kuidas see puu kasvab? Kuidas see puu püsib? Kuidas see puu tormidest läbi läheb? Kuidas see puu püsti jääb, kui on tugevad tuuled, elutuuled, löögid, õnnetused, ebaõnnestumised, probleemid, raskused? Siis ta ei jällu või murdub või midagi võib temaga juhtuda, et juured on erakordselt tähtsad, et need on need meie, kui me kujutame ennast puuna ette, et ikkagi need on toiteallikad. See on kogu see jõustatuse seisund. Ja kui meil on jõustatuse seisund, siis me julgeme elus teha neid otsuseid, mis viivad meie elu edasi. Julgeme eluga edasi minna, julgeme riskida, julgeme kasvada, julgeme areneda. Puu ka ju kasvab. Inimestega on ka see Erich Fromm, ma kirjutasin Erich Frommist oma psühholoogia lõputöö. Erich Frommil on see kasvamise kujund väga tugevalt. Et kasvamine lõpeb, kui meil ei ole julgust ja kui me oleme hirmunud, kui me ei tunne end tugevana. Aga kogu elu on kasvamine inimese elus, nii nagu igal taimel ja puul ja organismil. Et ma tooks siia selle näite, see on nii hea lugu nagu minu meelest, et kui me metafooride keeles kõneleme sinuga täna siin. Teadlaste katse, kes proovisid vaadata, et mis juhtub, kui panna väikesed puud kasvama kasvuhoonesse. Nad ehitasid suure kõrge kasvuhoone, et puudel oleks ruumi ka kasvada, võra saaks kasvada ja istutasid siis puud sinna nagu kasvuhoonesse ja need puud kasvasid teatud kõrgusele ja siis arva, mis nendega juhtus. Ühel hetkel murdusid, kukkusid ümber lihtsalt. Ja mida puud vajavad? Puud vajavad kasvamiseks tuult. Nad vajavad sakutusi. Et tuul sakutaks nende võra ja siis nad ajavad juured sügavamale, siis nad ajavad juured laiemale. Siis need juured kasvavad pikemaks, et vastu panna nendele sakutustele. Niisiis, mis need sakutused ja tuul on meie inimeste elus, tööelus, probleemid, raskused. See on väga kujundlik metafoor selle tänase päevaga, kus määramatust ja turbulentsi on inimeste elus nii palju. Nii palju on sakutusi, just, et me peaksime vaatama, kuidas need sakutused saaks meile kasulikud olla, meie tööelus, et sakutuste tulemusena juured läheksid laiemale ja sügavamale, et tuua toitaineid ja hoida meid püsti, hoida meid elus, et me säiliksime. Ehk siis elagu probleemid. Natukene niimoodi pool naljana öeldes, aga kui me mõtestame neid, kui me teadvustame nende, kui me õpime neist, teadvustame õppimiskohad, et siis me ajame juured laiemale ja sügavamale ja me ei ole heitunud ja me tuleme välja, oleme säilenõtked, oleme sitked. Jaa, nii et siis heaks juurdumiseks on vaja meil kõigepealt viljakat pinnast ja siis ka mitmekülgset keskkonda.
mitmekülgset keskkonda, jah, täpselt, ja väljakutseid ja keerukaid olukordi. Jah. Inimesed tahavad keerukusi vältida, tahavad elada mugavalt ja siis nad on nagu need puud seal kasvuhoones. Et juurdumisel on üks väga suur tähtsus. Et kui me nüüd juurte juurest liigume natuke nagu nii-öelda sinna tüve juurde, siis see tüvi on sul selline tugev ja lühike, selline natuke nagu jässakuslaadne puu on see, on ju. Aga kui me võime vaadata tüve kui selliste väärtuste, teadmiste ja oskuste varasalve, on ju. Et kust on pärit siis sinu kui superviisori ja coachi sellised valdkonna teadmised? Mulle väga meeldib üks intervjuu, mida tehti humanistliku psühholoogia suure guru Carl Rogersiga. Ja kui temalt küsiti, et kuidas saada heaks psühhoterapeudiks, ma arvan, et see käib väga hästi ka meie superviisorite ja coachide kohta, et kuidas saada heaks superviisoriks ja coachiks. Ja Carl Rogers vastas, et tuleb vaadata häid filme, lugeda häid raamatuid, käia maailmas ringi avatud silmadega, õppida igalt inimeselt, ehk siis elada nagu, ja teha seda tööd. Me õpime ju läbi töö, eks ju. Et saame paremaks tehes. Absoluutselt. Kui me puu vanust mõõdame nii-öelda tüve paksuse järgi aastaringides, kui kaua peab superviisor õppima ja kasvama, et olla selliseks vääriliseks partneriks oma supervisiile? Vot sellega on, see on niisugune never ending story, ei lõpe kunagi see kasvamise lugu, et muidugi me saame järjest paremaks, mida rohkem me töötame, seda paremaks me saame, mida rohkem me ise küpseme, seda vitamiinirikkamad ja mahlakamad õunad me oleme mõnes mõttes, võib nii öelda. Aga ma arvan seda, et meie instituudi lõpetajad selle 2,5 aasta järel, see on Eestis kõige pikem väljaõpe. Ja et see annab piisavalt alust, või vundamenti, et edasi minna. Et on võimalik juba töötada ja siis nagu sinagi ja paljud meie vilistlased, te lähete ja õpite veel mõnda meetodit nagu kitsamalt või põhjalikumalt, eks ju, ühte kindlamalt meetodit. Et meie oleme siin riisunud nagu koore erinevatest lähenemistest ja tutvustanud neid ja siis igaühel on võimalus endale valida oma suund, millega põhjalikumalt edasi minna. Et see ongi see, et kui see maitse on suus, et ega see õppimine jätkub kogu elu, et see on ainult hea. Nii ongi. Kui me lähme selle tüve juurde tagasi, siis vahest on ka nii, et tüvi saab justkui keskkonna mõjul vigastada. Et mis roll on haavadel kasvamisel? Ja no eks need haavad ongi natuke sarnased selle tuulesakutustega ja puhangutega elutuuled. Budismis kasutatakse päris palju seda terminit maailmatuuled. Maailmatuuled tulevad, erinevad emotsioonid, erinevad rasked hetked kuskilt või keerukad olukorrad. Et need on justkui kõik supervisiooni teemad, kõik meie läbi. Need on kõik supervisiooni teemad ja sügavas supervisioonis või ka sügavamat tüüpi coachingus, kus me töötame ikkagi tähendustega ja mitte ainult ei otsi pinnapealseid esmaseid lahendusi. Et on vaja ka vaadata nendele haavadele otsa, mis meil on kuskilt ja kuidas need mõjutavad meie tegevust ja käitumist juhina või inimesena või eks ju, oma töörollis, et tuleb neil otsa vaadata ja tuleb võib-olla mõnelt haavalt ka, äkki mõni haav on mädanema läinud, tuleb see plaaster korraks ära võtta ja anda õhku, et ta saaks nagu paranema hakata. Ai, siit on hea edasi minna, aga mida siis peab tegema, et puu mädanema ei läheks, et mida peaks superviisor enda jaoks tegema? Ja no see on täpselt see sama asi,
et superviisor või coach, heal superviisoril, coachil peaks olema ka küllaltki arenenud enesekaastunne, eneseempaatia, enese eest hoolitsemise praktikad, et kuidas ma hoian ennast kui tööriista nii-öelda korras, kuidas ma seda häälestan ja puhastan ja et meil on ületöötamine väga kergelt tulema, väga kergelt, sest me armastame oma tööd ja kui maailm meid ka kutsub, meil on palju pakkumisi ja kutseid ja meil on raske ära öelda, et see on see koht, et kuidas me võtame endale seda aega ja taastumise aega ja et me ei ammutaks oma kaevu tühjaks. Kaev tahab ka natukene vahetevahel, et sinna need veesooned tulevad, et vett uuesti tuleks, et kogu aeg ei annaks ära, et see on nii oluline asi, et mis kellegil on tema praktika, tema enesekaastunde praktika, kas see on mingid üksinduses olemised, meditatsioon, võib-olla on ka reisimine ja vaheldus ja aeg perekonnaga ja kellel mis asi ja võib-olla palju nendest kõigest korraga, et me elaks niisugust võimalikult tasakaalustatud elu, et kõik ei ehita ainult töörollile ülesse, et ei ole üks vundamendi nurgakivi majal, vaid vähemalt on 4, eks ju, emotsionaalne ja füüsiline ja vaimne ja suhete ja armastusega seotud. Superviisoril peab olema rikas elu. Ma arvan küll, et siis ta on oma klientidele parem. Ja superviisor selleks, et ennast korras hoida, ütlevad meil ju vanemad superviisorid, et peaks supervisioonis käima. Superviisor peaks käima supervisioonis päris kindlasti, coach peaks käima supervisioonis kindlasti, et ükskõik on see siis üks ühele nõustamises või grupi nõustamises Eestis või rahvusvaheliselt. Et kõige ägedamad muidugi nendest on minu isikliku kogemuse järgi on olnud rahvusvahelised intervisioonigrupid, ehk siis need, mida me oma Euroopa organisatsiooni ANSE suvekoolides moodustame. Meil on üks grupp on üle 10 aasta töötanud, kus ma olen ka osaline olnud ja nüüd on teine grupp juba ka mingi 3-4 aastat. Nii et sinu tüvi on hoitud, aga kui me liigume tüvest kõrgemale, siis oksad moodustavad võra. Ma vaatan, et sinu puu on ikka väga mitmeharuline ja need võiksid justkui rääkida superviisori kompetentsidest. Milline on sinu kui superviisori käekiri? No vaat, see on nüüd see koht, et kus me ütleme ka oma tudengitele või julgustame neid oma käekirja leidma, et igaüks on superviisor või coach oma stiilis, oma käekirjaga ja et me ei saa väga teisi kõiki kopeerida, aga me võime ennast kokku panna, kui me oleme näinud palju erinevaid käekirju. Et selles mõttes on see väga, väga oluline, et me näeksime palju erinevaid viise, kuidas olla inimestele kasulik, kuidas superviseerida, kuidas coachida, mismoodi on võimalik ja mis on minu stiil, mis on mulle omane, mis tuleb kõige paremini välja. Ma vaatan, et sa tahad sellest küsimusest natukene ära vingerdada, aga ma lähen teise nurga alt. Räägi enda stiili 3 komponenti. Just, aga paludes sul puu joonistada, sa valisid mingi värvi. Mis tähendus sellel värvil on? Miks sa just valisid selle? Ja no kui hakata värvide tähenduse juurde jõudma, et võib-olla see sinine siis, mulle meeldib sinist särki kanda näiteks väga. Ja mõned on näinud, et mu natuke hallikad silmad isegi võivad paista sinisena ja et võib-olla üks niisugune paljudest käekirja elementidest on võib-olla minu puhul see, et ma esitan inimestele naiivseid küsimusi. Nii naiivseid, et nad ise selle peale ei tulegi. Aga need on strateegilised küsimused tegelikult, nad hakkaksid olukorda nägema teiste nurkade alt. Et tekiks uusi taipamisi, mis muidu ei teki. Mis võivad protsessidega tegelikult fundamentaalse muutuse tuua. Mis võivad aidata neil kiiremini õppida või õppida sügavamalt. Aga kui ma prooviksin siiski nagu mingid käekirja elemente välja tuua, et mulle meeldivad tegevuslikud meetodid. Ma arvan, et inimesed õpivad tegevuses sügavamalt ja tulemuslikumalt kui ainult rääkides. Ehk siis kõik võimalikud niisugused eksperimendid või praktilised tegevuslikud harjutused.
on need konstellatsiooniga seotud või rollivahetusega seotud või mingiste asjade markeerimisega või joonistamisega, et ma arvan, et me kogemusest õpime. Mina isiklikult olen hästi palju kogemusest õppinud. Et mitmed mu oma juured siin, mida ma natuke mainisin, et need teraapiasuunad on ka kogemuslikud olnud. Et läbi kogemuse mõtestamise, läbi kogemuse teadvustamise me õpime. Et kogemused, ma armastan väga tulevikku ja aitan ja töötan ka inimestega küllaltki palju tuleviku perspektiiviga. Mida nad tegelikult soovivad, et nad kõigepealt saaksid sellest aru, teadvustaksid võimalikult selgelt oma tulevikuvisiooni, oma töörolli suhtes või juhina või meeskonna juhtimisega seotud, millega iganes. Milline see ideaalpilt oleks? Ja siis me hakkame vaatama, kuidas moodi sinnapoole võiks jõuda, mida ma pean õppima ja mida ma peaks endas selleks muutma. Et see tuleviku unistus või julge unistus, nagu me oleme Signega koos oma raamatus kasutanud seda, et see julge unistus saaks teoks või et me läheneksime sellele kunagi. Et see on nii tähtis, see tuleviku perspektiiv minu meelest. See annab palju lootust, see äratab palju motivatsiooni, äratab energiat ja kui asjad lähevad selgeks, mida ma saan teha selles suunas täna, et olla homme seal, selles pildis või võib-olla 5 aasta pärast olla selles pildis. Et minu elus on väga palju niisugust maagiat juhtunud, et need välja mõeldud asjad on hakanud teostuma varem või hiljem. Aga kõigepealt, kui soovi saadad universumisse. See on nagu soovi saatmine või täpselt see, et ma tean ja siis meie alateadvus hakkab vaikselt tegema valikuid nende suunas ja väga hea on, kui on ikkagi ka teine inimene on olemas, oma coach või mentor või superviisor, kellega asju arutada koos. Ja see on ka üks mu veendumustest, et me üksi hästi ei saa. Et kasvame koos. Me kasvame koos, täpselt. Et sellised kohtumised oma superviisori või coachiga või oma supervisioonigrupiga, regulaarsed kohtumised, et need on nagu pikas plaanis on nad nagu hämmastavalt rikkad ja viljakad. Üks kohtumine on ära, me ei näe väga nagu seda muutust. Aga tagasi vaadates, nii nagu Steve Jobs ka ütleb, tagasi vaadates me ühendan need punktid ja saan aru, et ma olen siin täna siin, olen tänu sellele, et ma tegin eile ja 10 aastat tagasi ja 20 aastat tagasi neid valikuid. Et ma otsustasin hakata supervisioonis käima või otsustasin niisuguse grupiga liituda või tulla ja õppida midagi. Nii et meie elus on tähtsal kohal siis tähenduslikud kohtumised ja tähenduslikud tegevused. Teised inimesed, täpselt. Just, aga kui sa nüüd mõtledki nagu nii-öelda inimeste peale ja võime neid käsitleda kui lehtipuus näiteks, et kes on sinu jaoks sellised olulised eeskujud või siis ka kaasteelised, kes sind on nagu sinu superviisori teekonnal kõige rohkem mõjutanud? Vaatan, mis värvisid puud on veel. Ja. Ma nimetaksin võib-olla siis õpetajaid, kellest on midagi minu sisse jäänud ja ma mõtlen nendele või õigemini mina ei mõtle, vaid minu nagu teadvus vahel mõtleb. Ma ei pinguta niisugust mõtlemist, et mis nüüd kellelgi ma võtsin või nii, aga päris kindlasti niisugused pikaaegsemad õpetajad elavad meie sees edasi ja nad tulevad ühel või teisel hetkel välja. Et võib-olla siis hakkaks kuskilt niimoodi peale, et Tartu Ülikoolis psühholoogia ajast Peeter Tulviste, minu diplomitöö juhendaja ja mees, keda ma väga austasin ja lugu pidasin. Nii tema huumorist, tema teadmiste sügavusest kui tema inimlikkusest. Ta kunagi ei öelnud halvasti ega negatiivselt ega ei alandanud kedagi. Et ta suhtus kõikidesse inimestesse minu kogemuse järel väga sügava respektiga ja hoolimise või tähelepanu ja armastusega isegi. Et see on ka see superviisorile oluline kompetents, see hinnanguvabadus. Ma arvan küll. Just. Ja siis ma paneksin siia
John Portingu, oma gestaldiõpetaja, keda ma mingitel aegadel isegi täiesti olen mingeid asju temalt nagu püüdnud kopeerida ja niimoodi, aga et ja ka tema tööviis minu meelest oli üks asi, mis teda iseloomustas, et ta nautis kogu aeg kõike, mis ta tegi. Kõiki sessioone, ta viskas seal nalja, ta leidis seal humoorikaid kohti, ta võis natukene niimoodi narritada või konfronteeruda või mängida, ta oli nagu selline mänglev väga. Ka isegi siis, kui ta oli väsinud. Mul on mõned pildid temast nagu silmade ees, kus ootasime koos lennukit, me käisime ka Taanis tema sessioonidel ja suviti õppimas ja ootasime lennukit ja 2 nädalat intensiivsuvelaagrit või sellist intensiivtreeningut oli selja taga. Tema oli väsinud ja meie olime väsinud ja siis ta leidis selle väsimuse juures mingisuguseid väikesi nüansse, mida ta hakkas tegema ja inimestega suhtlema ja kontakti võtma ja nagu mängima. Kas see avaldub ka sinu käekirjas kuidagi? Ma arvan, et töö peaks olema tore ja naudingurikas. See on ka see, mis mul õpingute ajast sinult meeles on, et igas supervisiooni protsessis peaks olema ka endale nii tulemuslikkust kui ka toredust. Aitäh, Kaupo! Ja ma tõsiselt usun seda, et siis me jaksame rohkem ja siis meie töö on ka parem, kui me tõesti püüame tulemuslikkusele, püüame sellele, et tekiks uut õppimist, tekiks uut taipamist, oleks sisu ja sügavust ja samas oleks see protsess ka tore. Et tõesti on 2 jalga nagu tulemuslikkus ja toredus, mingi niisugune. Ja selle pealt on nii hea minna, see on vähemalt ütleme, et 3. sellise mõjutaja juurde, et kui sa peaksid 3. Ja päris kindlasti Ruuda Palmqvist. Ruuda Palmqvist, minu psühhodraamaõpetaja, kes oli ääretult lihtne inimene ja tegelikult absoluutselt mitte akadeemiline, vaid väga sooja südamega sotsiaaltöötaja tegelikult. Aga ta on Eestis käinud ja väga suurele hulgale inimestele jätnud jälje oma psühhodraama väljaõppe tulemustena. Et Ruuda, Achim Fritze ehk meie siis supervisiooni ja coachingu vanaisa või kuidas me teda nimetame siin, selle koolkonna rajaja tegelikult, kelle metoodikat või kelle stiili me teatud määral oleme võtnud üle iskisse ka, kuidas me õpetame. Et mismoodi me õpetame, kui palju me kogemust anname tudengitele, kui palju on kogemuslik õpe ja selle reflektsioon ja kui palju me erinevatest nagu lähenemistest püüame riisuda paremaid viise, paremaid koore osi või kooretükke ja neid siis nagu edasi anda. Et ka Achim, kellele me oleme väga tänulikud. Seda ma olen palju rääkinud, et siis kui ma õppisin, ma ei saanud aru Achimi tähendusest ja rollist minu elus või üldse, et kui äge see supervisioon ja coaching on, see teadmine tuli kõik tasapisi mitmed aastad hiljem peale lõpetamist. Ehk see õppimine toimub ka spiraalselt. Ja, et siin koha peal on nagu võib-olla hea minna vaadata seda, et millised on siis nagu sinu puuviljad. Et kui viljakas see sinu puu on olnud? No vot, see ongi nüüd see, et see ei ole ainult nagu minu puu, aga võiks siis öelda, et see on kogu meie instituudi iskipuu ja et need viljad on meie vilistlased. Need on vilistlased 4 lendu, vilistlasi 5 ja 6 praegu hakkavad lõpetama sel aastal. Et tegelikult ikkagi päris suur hulk inimesi. Ja et kui me näeme, nemad ise näevad enda kasvamist, inimesena kasvamist ja professionaalset kasvamist. 2 asja käivad koos. Nii nagu see tore ja tulemuslik käib koos, niimoodi 1 jalg ja 2 jalg. Et nii me oleme püüdnud ka siin iskis seda arendusprotsessi või väljaõpet nagu tasakaalustada, et töö iseendaga, isiksuslik kasv ja küpsemine ja professionaalsete võtete, meetodite omandamine ja tööviiside omandamine, oma käekirja leidmine. Et professionaalsus
isiklikkus või isiklik. Et selline osa, et nad ise näevad, et nemad on kasvanud ja meie näeme ka selle 2,5 aasta jooksul, et tõsiselt on nagu positiivsed muutused toimunud. Et nagu see mingid lilleõied hakkavad avanema või inimesed muutuvad ilusamaks või viljad on nagu julgemaks. seemneteks muutunud siis või? Ja nemad ju levitavad seda edasi, täpselt. Et see on nagu kõige ägedam mõte, et me ise ei suuda nii suure hulga inimesteni jõuda, et meil on vaja nagu oma koolkonda, oma vilistlasi, kes omakorda töötavad teistega edasi. Et see leviks, et me jõuaks suuremate hulkade inimesteni. Sest ma väga, väga sügavalt usun, et sellel on sügav tähendus ja elu muutev, mitte ainult tööelu, aga ka isikliku elu muutev funktsioon supervisioonil ja coachingul. See ei ole ainult nagu puhtalt töörolliga. Me oleme ju inimesed, eks ju. Ja. Kui juht muutub paremaks, võidavad kõik, võidab tema perekond, võidavad tiimiliikmed, võidab maailm, võidab ettevõte, eks ju. Kas see ongi see, mida sa sooviksid superviisorina siis nagu maailmale anda? No minus on hästi palju seda idealismi küll tõsiselt, et anda oma panus selleks, et elu oleks natuke parem, et maailm oleks natuke parem. Et asju saaks teha ilma vägivallata. Et asju muutusi saaks teha ilma hirmsa vastupanu ja pinge ja stressita, vaid et need toimuksid nagu orgaaniliselt, loomulikult, rohkem loomulikult, inimesi kaasates. Üks võtis selleks on see, mida me hästi palju juhtidele praegu õpetame, kui me õpetame coachivat juhtimisstiili, et kuidas nad saavad inimesi kaasata. Üks ühele vestlustes või ka töötades siis oma meeskonnaga. Kaasata nende positiivsete muutuste tekitamisse. Et mitte surudes midagi, mitte vägistades ja rõhudes ja autoritaarselt midagi läbi viies. Seda vägivalda on maailmas liigi palju. Ja nüüd me tuleme sellise natuke valulise teema juurde hetkes kindlasti, aga kui mõelda ikkagi nagu seda superviisori teekonda ja ütleme, et nendest mahlastest viljadest on saanud päris viljakad seemned ja need kukuvad tagasi maapinda ja maapinnale ja sa mõtled ennast kui nagu nii-öelda supervisiooni valdkonna ikkagi ühte alustala ja arendajat ja edasi viia. Mida sa sooviksid veel supervisiooni valdkonnas ära teha? Kuhu see peaks liikuma see valdkond? Mul on isiklik unistus on järjest rohkem töötada juhtidega. See on juba kaua aega olnud. Et juhid mõjutavad, eriti kui nad on suurte organisatsioonide juhid, ja et nad mõjutavad väga palju nende mõtteviisi muutus mõjutab suuremat hulka inimesi. Et me tahaks väga ühte juhtide väljaõppegruppi korraldada. Võib-olla järgmisel aastal, võib-olla ülejärgmisel. Aga et võtta väljaõppesse juhte, kes tahaksid õppida olema rohkem arendavad juhid ja kaasavad juhid oma meeskondadele, oma tiimidele. Ja kes võiksid olla erakordselt head coachid teistele juhtidele, näiteks juhtimiscoachingus, kellel on kogemused. Et see on nagu üks osa. Aga kui ma mõtlen nagu laiemalt veel, siis meil on kunagi instituudis on olnud vestlusi selle üle, et ei tea, kas me peaksime ikka nii palju neid tudengeid vastu võtma ja tekitame endale ju tohutu konkurentsi, on ju. Tudengid, neid tuleb järjest juurde ja et me teeme nagu endale kuidagi sellega, ma ei tea, karuteene. Ma ei olnud algusest peale selle mõtteviisiga kuidagi kaasas, ei olnud päri sellega ja nüüd nende 10 aastaga või peaaegu 11 juba instituudi rajamisest, et see veendumus on minus ainult tugevnenud, et meil võiks olla hästi palju väljaõppeid korraga. Need suured plaanid. Praegu ongi 3, aga võib-olla oleks 4 või võib-olla ühel hetkel ka 5 väljaõpet korraga ja et meie väljaõpetes saaksid osaleda ka õppejõududena või teatud osasid tegemas meie vilistlased. Et lihtsalt nagu kasutada kogu seda vilistlaste potentsiaali ära ka väljaõpetes.
see tahtmine on vilistlastel olemas, ma tean seda ja on palju inimesi, kellel on võimekus ja soov olemas, 2 põhiasja, võimekus ja tahtmine. Nii et Ehk me jõuame see võiks tagasi- olla perspektiiv. Ja, me jõuame tagasi sinna viljaka pinnase juurde, on ju. Et just kui puuring on täis saanud, et ma paluksin, et sa paned oma seal täna joonestatud pildile pealkirja, aga selliselt, et ma esitan sulle küsimuse. Et see küsimus võiks kõlada selliselt, et milline on sinu kui superviisori üks mõte, millest täna meie kuulajatele võiks kõige rohkem kohe kasu olla? Me üksi ei saa, aga me saame edasi, kui meil on oma treener. Kui meil on oma coach, siis me saame kiiremini ja paremini need oma elukvaliteeti või töökvaliteeti parandada, kui meil on superviisor või coach. Ehk siis, et see on kulunud klišee, aga see on jumala õige, et tugev küsib abi. Ehk sinu pildi pealkiri on tugev küsib abi. Tugev küsib abi või tugev leiab endale treeneri, et võib-olla ei olegi väga abi vaja, abisõna nagu peletab meid eemal. Kas ma olen abitu, et ma pean nüüd abi küsima, et minema supervisiooni. Ma saan ju oma tööga hakkama, eks ju, et ei ole mul mingit abi vaja, et see abisõna nagu peletab palju, et ma ei lähe mitte nagu kuskile teraapiasse või ma ei lähe psühholoogi juurde, et ega ma nii viles ka ei ole, eks ju, aga nagu trenni saab minna, treeneri juurde saab minna, coachi juurde saab minna. Ja kuidas see pealkiri siis kõlaks? Ja, et leia oma treener. Treenerid on päris palju, coach on päris palju, ka superviisor on teatud mõttes treener. See on väga ilus üleskutse, ütleme, et lõpetamaks ka meie tänast podcasti, et seni kuni Kaupo kirjutab oma pildile seda ilusat pealkirja, siis aitäh Kaupo selle tänase sügava ja avatud vestluse eest ja ka ütleme, et loodan, et tänu sellele meie vestlusele ka meie kuulajaitele tekkis nagu sügavam arusaamine, mis asi see supervisioon on, millal sinna pöörduda ja millist kasu sealt võiks saada ja võib-olla selle meie tänase podcasti üks sellise, kuidas ma siis ütlen, kandvaks mõtteks või ütleme, et tegelaseks oli siin mainitud humanist Carl Rogers. Ja tema sõnadega ka võib-olla oleks, või tema mõttega oleks hea ka seda siis lõpetada, et ma lähen iga päev teele just sealt, kus ma täna olen. Suur aitäh sulle, Kaupo, suur aitäh, head kuulajad ja rõõmsa kohtumiseni. Aitäh, Marget, sulle ja ma tunnen, nagu oleks sina minu superviisor praegu olnud, et mul on niisugune puu ja moto ja viljad ja juured markeeritud ja nimetatud. Täpselt sama, selline tunne, nagu ma oleksin tulnud supervisioonist. Et me oleme väikese rolli vahetuse teinud. Aitäh sulle veel kord. Ja, tänan.